muusika pandi kinni, telefoni paneme ka kinni. Ja selle asja nimi on siis Reformierakonna kindeloleku tuur. Mitte tuul, vaid tuur. Need on kaks täitsa erinevat asja. Tuulest ei maksa Hiiumaal rääkida, eriti kui tuulegeneraatoritest on jutt siis. Aga ja on siis 3 tublit inimest tulnud meile Tallinnast, kes kõik kandideerivad Europarlamenti, kõik sinna ka saavad. Mis pärast? No saab ka juurde kirjutada nime. Ja ega siin muud pikka sissejuhatust ei olegi, et ega aega on vähe ja hakkame pihta nõnda, et mis need sõnumid siis on Reformierakonna Hiiumaale, mis on Euroopale, mis on Euroopa sõnumid Hiiumaale, kas Hiiumaa on osa Euroopast, missugune osa, kas parem või alumine osa. Ja siis ka kindlasti publiku seast tuleb siit responsi, nii et või tagasisidet või küsimusi või kuidas me ütleme seda. Nii et Joko, sina oled juba loomult eurooplane, hakka äkki pihta, et väike sissejuhatus, siis täitsa vabal teemal. See mulle meeldis küll väga, et loomult eurooplane. Ma arvan tegelikult, et eestlane ongi loomult eurooplane ka, ega me muidu poleks seda nõukaaega ka ikkagi niimoodi üle elanud, nagu me üle elasime selle nõukaaja ja ikkagi hoidsime oma omapära ja oma identiteeti ja selles on, ma arvan, suur osa seda Euroopat. Mis see suur osa on? Ma arvan, kindlasti on see eelkõige vabadus. Et see on ikkagi see, mis meile kõige enam korda läheb igas mõttes. Nii suures julgeoleku vaates kui ka kõikides nendes teistes vabadustes, millele Euroopa on ehitatud. Me saame vabalt reisida, me saame vabalt õppida, me saame vabalt telefoniga kõneleda, me saame ka vabalt äri teha. Aga eks sellega seondub tänapäeval samamoodi probleeme igas vallas, eks ole. Ja noh, olles siis võib-olla paar sõna ka lühidalt endast, et Riigikogus olen aastast 2015 erialalt arhitekt, kasvanud natukene aega ka Rootsis, ilmselt ka sellest tiba mõjutatud. Aga kasvanud alati nii, et kui sa midagi tahad saada, et midagi juhtuks, midagi muutuks, siis tuleb ise teha. Ja kui Timo mulle pakkus välja, et ma võtaksin vedada erakonna poolt siis meie Euroopa valimisplatvormi koostamise, siis tundus see mulle väga põneva ülesandena. Olen üldiselt poliitikas alati tahtnud just nende programmide koostamisse alati panustada. Mul on alati meeldinud poliitikad rohkem kui võib-olla need võimumängud, mida tegelikult ikkagi ka tuleb nii-öelda viljeleda selleks, et olla oma ideid ellu viia. Aga poliitikate koostamine on ka üks väga, väga oluline asi. Ja see töö oli põnev. Ma arvan, et meie manifest sai väga hea. Loomulikult võib olla 3 sellist märksõna fookusena ongi julgeolek ja kaitsetööstuse käivitamine. Räägime sellest kindlasti pikemalt. Avaringis ei hakka kõik ära rääkima. Teine teema Euroopa selline iseseisev konkurentsivõime, ütleme siis nii, strateegiline autonoomia, millega kindlasti mingis mõttes seostub ka selline bürokraatia pidurdamine ja ütleme selline majanduse rohereform, kutsume seda siis nii. Et võib-olla see oleks minult sissejuhatuseks kõik, aga tore siin olla. Annad edasi mikrofoni, jätame selle mikrofoni vahepeale endile. Anna, sina kandideerid ka Euroopa Parlamenti ja sa saad samamoodi ennast tutvustada, aga ma lihtsalt ütlen, et mul jäi nimetamata sissejuhatuses, et selle debati alateema on see kliimajulgeolek. Et nüüd sa saad edasi minna siit enese tutvustusega. Jaa, aitäh kutsumast ka. Väga tore on Hiiumaal olla alati. Peep viib mind igasugustesse põnevatesse kohtadesse, hiidlased mulle meeldivad. Tutvustuseks, täna töötan Riigikogus, töötan keskkonnakomisjonis ja Euroopa Liidu asjade komisjonis. Hariduselt olen nüüd kohe keskkonnakorralduse magister. Varasem töö siis enne poliitikat on olnud panganduses kinnisvaras. Olen küll üsna noor, aga samamoodi tulin poliitikasse sama mõttega, mis Joko, et tahaks midagi ära teha. Olen ambitsioonikas, tahaks mingisuguseid ideid ellu viia, et selline päevapoliitiline kemplus, ma arvan, ei ole meil siin kellelgi väga meelepärane. Isegi mitte Timol, kuigi tema on erakonna peasekretär. Euroopa Liidu mõttes fookusteemad, millele mina keskendun, ongi kindlasti kliima ja keskkond.
Julgeolek loomulikult, et Ukraina võidaks selle Venemaa alustatud sõja, aga ka noorte kaasamine ja kuidagi noorte hääle viimine Euroopasse, et kuna ma olen sündinud aastal 1999, siis minu jaoks see vabadus, millest Yoko rääkis, see on natukene teistsuguse tähendusega üldse, et mina ei ole ju seda okupatsiooni aega näinud. Mina olengi üles kasvanud selle vabadusega ja ma arvan, et kui mul on selline platvorm, nagu mul on siis kas Europarlamendi valimistel või täna Riigikogus töötades, siis minu ülesanne on kindlasti viia noorteni see vabaduse päris tähendus ja see hind ka, et kui me räägime, ma ei tea, maksutõusudest näiteks või nendest poliitikatest, mis me teeme täna, et siis peab küsima, et miks me seda teeme, et Reformierakond on ikkagi tulevikku vaatav, alati olnud ja on edasi ka ja ma arvan, noorte jaoks kuidagi see ühiskonna elu probleemide lähemale toomine, et nii palju, kui ma noortega täna kohtun, siis väga palju elu toimub seal sotsiaalmeedias ikkagi. Et ma arvan, et nad võiksid olla rohkem kaasatud erinevatesse ühiskonnaprotsessidesse ja vanuse mõttes lihtsalt selline number, et Euroopa Parlamendis täna on 705 liiget ja nendest ainult 6 inimest on alla 30 aasta vanad. Et mina sündisin küll aastal 1999, mis võib mõne inimese jaoks tunduda väga noor poliitika jaoks, aga me räägime 27, 28, 29, 30 aastased, sisuliselt meil on ikkagi üks generatsioon poliitikast puudu tegelikult. Ja mina arvan, see väga palju kajastub ka nendes otsustes, mida tehakse ja see poliitika ka iseenesest, et noored on hästi ühiskonnakriitilised, aga ei kipu nendest ühiskonnaprotsessidest ise osa võtma, et see kajastub valimisaktiivsuses, kandideerimisaktiivsuses. Ma arvan, see kõik võiks muutuda, et kui olla kriitiline, siis võiks alati olla juures see soov ka midagi ise paremaks muuta. Aga mis puudutab seda rohelepet, kliimateemasid, siis 2019, kui von der Leyeni kabinet alustas, siis tuldi selle suure roheleppega, suure hurraaga, tore asi, mida tegelikult oodati, mida on ka tarvis. Aga nüüd siis 5 aastat hiljem me näeme, et tegelikult keegi ei ole sellega rahul. Et streigivad noored, streigivad põllumehed. See ei ole olnud õiglane ja kaasav, nii nagu tegelikult algul lubati ja minu arvates see on probleem. Loomulikult Euroopa poolt mingisugust sellist suurt lepet juhtida on väga keeruline, aga iga riik peakski oma huvidest paremini seisma siis. Meil on Eestist ju ainult 7 saadikut Europarlamendis. Ma arvan, see koostöö nende saadikute Riigikogu vahel võiks olla palju parem, erakondade mõttes ka, et ma tahaks, et Brüssel ei oleks enam selline abstraktne mõiste kuskil, vaid me päriselt saaks ka aru, et mida meie saadikud seal teevad ja mis kasu sellest Eestile tuuaks, et mõningad keskkonna ja kliima sellised alased direktiivid, kõik, mis me oleme vastu võtnud, on saanud väga palju kriitikat just sellepärast, et Eesti pole suutnud oma huvide eest seista piisavalt, aga siis ongi küsimus, et kelle vastutus see on lõpuks. Et mina tahaksin, et Euroopa tuleks ikkagi natukene lähemale meile. Suurepärane. Anna mikrofon edasi Timole. Ja Timo, sinuga on lihtne, et selles mõttes on ju sinu amet on Reformierakonna peasekretär ja kui nüüd esimest ringist või esimest jutuvoorust küsida, siis lisaks enesetutvustusele sul lihtne küsimus, et miks Reformierakond võidab Europarlamendi valimised, nagu ta ikka kipub valimisi võitma? No hästi lihtne vastus on see, et kui te vaatate minult parema käe juurde, siis need on need naised, kes tegelikult Euroopasse lähevad ja Euroopa paremaks teevad. Et ma soovitan valida naisi. Meil on tegelikult Reformierakonna nimekirjas on meil naisi rohkem kui mehi. On alati probleem olnud sellega, et tegelikult ka, et kuidas naised jõuaksid poliitikasse ja räägiksid kaasa, sest see on tegelikult väga oluline. Mina oma töös ausutades näen seda, et ma ei taha nüüd ka endale kuidagi nagu halvasti öelda, aga mehed kipuvad kuidagi harad olema ja võib-olla otsuseid mitte tegema. Nii et palun, siin on 2 vägevat kandidaati, teeme pooleks ja hääled lähevad siia. Mind ei pea valima, nagu Ansip ütles, on ju maamessil, mind ei pea valima, mina ei kandideeri. Aga jah, Riigikogus olen siis, ütleme sellist poolteist perioodi, et ennem olin asendusliige ja nüüd olen täisliige ja eelnevalt kuulusin keskkonnakomisjoni ja armsaks said sellised energeetika teemad. Natuke olen selles maailmas nagu surfinud ja samamoodi siin hiidlastega rääkinud erinevatel teemadel. Tänaseks põhiseaduskomisjonis
seal on kindlasti ka väga olulised teemad just, mis puudutab tegelikult ka kogu seda Ukraina või Venemaa sõja nii-öelda temaatikat. Et võib-olla natukene algusesse tulles, siis Peep tõi selle nii-öelda Euroopa mõiste, et kui me natuke tagasi vaatame, siis tegelikult Euroopa ärkab alati kriisides ja seda jälle me näeme. On see siis COVID-kriis, Ukraina sõda ja jälle me räägime sellest, kuidas tegelikult saaks kiiremini mingid otsuseid teha. Nii nagu ka Anna ütles, et toome selle Euroopa endale nagu lähemale ja mõistetavaks, et mida me sealt päriselt teeme. Kas keegi teab, mis see direktiiv täpsemalt nagu sõna otseses mõttes tähendab? Ma arvan, et see on järgmist Euroopa Parlamendi liikmete tegelikult suur töö. Ja teiselt poolt ka see, et me küsime nende käest, et mis siis tegelikult nii-öelda Eesti jaoks nagu saab teha ja on tehtud, et me peame olema ise ka heas mõttes kriitilised ja küsime õigeid küsimusi. Ehk et täna on selline pöördelised ajad Euroopas. Me räägime siin sellest, et kuidas tegelikult ka kliimateemadel nii-öelda päriselt edasi liikuda. See ei ole lihtsalt see, et me teeme rohereformi sellepärast, et oleks midagi reformida, vaid tegelikult on siin majandusel väga suur potentsiaal võita. Sellest kindlasti saame rääkida, mida on tegelikult Eestil väga palju võita, kui me neid teeme. Et me liigume tegelikult sellise kindluse poole igas mõttes, nii rohereformi kui mõne muu teemaga, siis jah, meil on kindlasti sellel asjal omad riskid, aga tehes õigeid otsuseid ja valides õige tempo, siis see selline kindlus on kindlasti ka tulemas. Ja. Suurepärane. Esimene jutuvoor on õnnelikult möödunud ja tuleme siit, ma jagan Jokoga mikrofoni, hoidke endal. Ja lähme sama tempoga edasi või samas järjekorras ja Joko, ma sinu käest küsin, mõtlesin küll, et küsin publiku käest, aga ei hakka esialgu veel provotseerima, et mis see Euroopa siis on ja mis on Euroopa Liit ja kui sa, Joko, oleksid nõus natuke mõtisklema ja sinu kui arhitekti käest küsiksin ka, et missugune on Euroopa arhitektuur, et kas Eesti selles on, Euroopa Liidus on uks, aken, katusekivi või korstenijalg? Ja no ma arvan tegelikult, et ka üks põhjus, miks ma otsustasin sel korral päriselt panna kõik mängu selleks, et sinna Brüsselisse ka jõuda meie kõvade nii-öelda meeste kõrval, et vaieldamatult meil on ka, eks ole, nimekirjas ikkagi ka väga tugevad julgeolekuspetsialistid, aga fakt on see, et Euroopas tegelikult töötatakse kõikidel erinevatel teemadel. Seal ei tehta nii-öelda välispoliitikat, vaid tehakse lihtsalt rahvusvaheliselt kõiki poliitikaid, eks ole. Aga kui nüüd algas see sõda ja me tegelikult või hoogustus see sõda, tegelikult ta ju ei alanud 2 aastat tagasi, eks ole. Aga me nägime ikkagi, kuidas Eesti on üks võrdne 27 hulgas ja meie häält on vaja, meie kogemust on vaja. Ja seda, et me saame justkui võrdsena seal laua taga istuda, see on praegu ülimalt olulise tähtsusega ja ma arvan, et ei ole väike meie roll selles, et tegelikult need ideed, mis on meil kandvaks julgeolekublokis, kus Euroopa on olukorras, kus ta on selle sõja vältel aru saanud, et eks ole, meie kaitsetööstus on siiski veel laiali, ta on harali, ta ei toimi tervikuna, eks ole. Samal ajal Venemaa ja näiteks Hiina, eks ole, on oma kaitsekulutusi tõstnud kordades, sest autoritaarsetes riikides see kõik käibki lihtsalt nii, et keegi ei küsi, kas maksud tõusevad või ei tõuse, meeldib või meeldi, eks ole. Et siis ka Euroopas on vaja ikkagi sellele oma kaitsetööstusele hoog sisse saada. Loomulikult on meil ülimalt hea meel, et Ameerika ikkagi tegi oma otsused ära ja panustab korralikult, aga ikkagi Euroopa kaitsetööstus peab saama hoo sisse ja juba on tegelikult arutatud neid põhiideid kaitsevolinikust. Täna ei ole seda ametikohta, eks ole, kes siis koordineeriks seda tööstuse käivitamist ja samamoodi selle lisaraha 100 miljardi kaitsevõlakirja siis väljastamist just selleks, et sellised ühishanked, suuremad protsessid kaitsetööstuses läheksid käima. Kuidas see mõjutab meid? Üks asi loomulikult on otseselt see heidutuse efekt ja see, et me teame, et me oleme kindlamalt kaitstud kui kunagi varem.
aga teisest küljest see on ka ju üks põhjustest, kui me siin rääkisime, eks ole, investeeringutest, kas investeeringud tulevad Eestisse. Selleks, et investeeringud tuleksid Eestisse, suured nii-öelda rahvusvahelised investeeringud, kapital, on vajagi kahte asja, nagu ettevõtjad energeetikakonverentsil ka välja tõid. Ongi vaja seda tohutut kaitstust, seda heidutuse efekti, eks ole, ja teiselt poolt puhast, odavat ja kindlalt kätte saadavat olemasolevat energiat, eks ole. Ja need on nagu need põhivaalad, millega me töötame ja siin saab loomulikult teha ära väga palju Euroopa tasandil. Et ma ei taha nagu liiga palju nüüd, eks ole, ma annan edasi, aga kindlasti me võiks rääkida natuke ka elukeskkonnast, mis on ka Euroopa identiteedi osa. Mikrofon on tagasi. Räägime edasi, aga mikrofon on tagasi. Ja ei kõik sa kirjeldasid tegelikult, ma ei tea, publik muidugi otsustab, aga minu meelest päris hästi ära selle. Aga jällegi, Hannah, sa nimetasid 2 korda oma sünniaastat, aga tegelikult on see iseenesest ju minu meelest väga vahva, et ikkagi need inimesed, kes ka võib-olla 70 aasta pärast maailmas elu edasi kannavad, on otsustamises juba praegu nagu kaasas. Ja ma tean, et sul on see kliimateema tegelikult ikkagi erakordselt südamelähedane ja nüüd võib-olla on küsimuse siis, mille ümber sa oled vaba vastama, oma vastust üles ehitama on, et kui palju siis need erinevad regulatsioonid, mis kliimakohanemisega ja kliimamõjude leevendamisega oma sihikud seavad, et kui palju need tulevad Euroopast, kui palju need tulevad tervest mõistusest, kui palju need takistavad inimeste elu ja kui palju need siis tulevikule laovad vundamenti? Ja, no see on igavesti pikk ja keeruline küsimus. Sul oli enne see küsimus arhitektuuri kohta. Minu arvates Eesti on aken. Mitte, et teised Euroopa riigid oleksid siis need korstna jalad või kivid, aga lihtsalt Eesti, ma arvan, kindlasti on aken, et kui me mõtleme näiteks ettevõtluskeskkonna peale, e-residentsus, kogu see digilugu, mis meiega kaasas käib, erinevad lahedad võimalused, mis meil siin on, tegelikult kui palju meil on võrdsust Eestis. Minu arvates jah, Eesti on aken, aga mis puudutab kliimat ja keskkonda, me ei ole maailmana mitte kunagi olnud sellise kriisi ees tegelikult ja minu arvates kõige keerulisem selle kliimakriisi juures on see, et see ei ole silmaga meil nähtav. See on nähtav paljudes Lõuna-Euroopa riikides, räägime näiteks kuumalainetest, üleujutustest, energiasüsteemi vastupidavusest. Neid aspekte on väga palju, elurikkuse kaost, aga Eestis seda ei ole eriti näha. Meil on kohe maikuu ja praegu on õues lumi, eks, et kus see kliimamuutus siis on. Aga tegelikult see kliimamuutus on selline kõike hoomav, väga absoluutselt horisontaalne selline probleem, mis läbib kõiki valdkondi. Mis puudutab näiteks elurikkuse kadu, see ei ole ju asi, mida me silmaga näeks tegelikult, aga see mõjutab meid inimesi väga otseselt. Mure on olnud selles minu arvates, et alates sellest tööstusrevolutsiooni perioodist me oleme väga aktiivselt võtnud sellise maailma valitseja rolli inimestena ja me oleme võtnud keskkonnaressursse nagu enesest mõistetavana. Et on see Eestis põlevkivi, on see kuskil mujal maailmas nafta, on see mets, mis iganes, et keskkond on selline asi, mis on alati meie jaoks olemas, aga me kuidagi ei mõtesta seda oma seost sellega. Ja see on meid toonud täna sellisesse olukorda, kus peab hästi kiirelt tegema kas Eesti mõttes mingit rohereformi, Euroopa mõttes mingit Green Deali, Hiina mõttes investeerima taastuvenergiasse, et loomulikult siin on see majandusaspekt on põhiline, millest inimesed aru saavad ja miks me kõiki neid muutusi teeme. Aga tegelikult, kui vaadata kliimateadlaste koostatud prognoose, siis Eesti soojeneb keskmiselt kiiremini. See on esiteks, aga kogu maailmas, kui me vaatame neid muutusi, mis kliimamuutustega kaasnevad, need on sellised, lihtsalt need puudutavad iga üht ja kõike, et väga keeruline asi, millega tegeleda, väga keeruline on seda lumepalli peatada. Et ka Eestis, kui me räägime näiteks kliimaseadusest, ma ei tea, kui paljud teist on sellega kursis, meil on erinevad kohustused, mis tulenevad siis rahvusvahelistest lepetest ja Euroopa Liidu, sellest ka roheleppest ja muudest kokkulepetest, et me peame täitma kliimaeesmärke aastaks 2050 olema kliimaneutraalsed, aga Eestis meil on omal siis siseriiklikult arengukavad ja sellised visioonidokumendid, et mis see kliimaneutraalsus on, kuidas me sinna jõuame sektoritena, aga seaduses ei ole mitte ühtegi numbrit kirjas. Ja see on meid toonud sellisesse olukorda, kus ettevõtjad ei tea,
mida peaks järgmise 10 aastaga tegema. Inimesed tunnevad, et kuskilt midagi surutakse peale, täpselt ei saa muutustest aru. Poliitikud loobivad loosungeid, aga tegelikult sellist kindlust ei ole. Ja meil on kriis, me teeme kliimaseadust. Samamoodi tegelikult Euroopa Liidus, nagu ma viitasin sellele 5 aasta tagusele ajale, loodi see roheleppe. Et meil on tarvis, ma arvan, kõigepealt seda õiguslikku raamistikku, kust me üldse saame aru, kuidas peab edasi minema. Et 2050 see on selline tore number, mida me kogu aeg õhku viskame, aga mis on see vahepealne aeg. Et mida me teeme 5 aastaga, 10 aastaga, 15 aastaga, kus me oleme jõudnud. Et paljudes Euroopa Liidu riikides tegelikult need kliimaseadused on olemas ja need sellised suuremad teekaardid, meil on see tegelikult puudulik olnud ja hea meel, et me täna seda teeme. Kui ma tohin ja kui sa oled nõus ühe hästi lühikese lisaküsimuse vastama, et kui me mõtleme siin nüüd istume ja et igaüks ise midagi võiks lähema, ütleme näiteks selle aasta numbrisest teha, siis mis oleks üks asi, mis sa soovitaksid teha? Mulle üldiselt ei meeldi rääkida üksikisiku vastutusest, sellepärast, et see ei ole see põhjus, mis on meid siia tänasesse kriisi toonud. Meil on tarvis süsteemseid muutusi. Eesti vaates, mis on suurima CO2 heitega, siis sektorid on energeetika, transport ja elamumajandus. Need on sellised, nagu nimetatakse madalal rippuvad õunad, mis tuleb esimesena ära noppida. Et kui me saame energeetikas lõpuks väljutud põlevkivist, meil on seal hea alternatiiv, salvestus, et meil on ka praegu selline tuumadebatt Riigikogus, eks. Kui me saame põlevkivist väljutud, siis Eesti CO2 heide väga-väga suures mahus langeb tegelikult juba, et see on selline üks tõesti suur õun, mis tuleb kohe ära noppida. Transport, elamumajandus samamoodi. Meil on tulemas liikuvusreform, energiatõhususe direktiiv Euroopas, et me neid kõiki asju tegelikult teeme. Ja ma tahaks, et te võib-olla võtaksid täna kaasa selle, et me ei tee seda kogu suurt rohereformi, kliimaseadust, neid kõik asju sellepärast, et täpselt nagu Timo ütles, et midagi oleks teha. Vaid see puudutab meie enda elukeskkonda ja see puudutab meie enda majanduse konkurentsivõimet ka. Et põlevkivi mõistes, kui me täna jätkame niimoodi, me ei ole lihtsalt konkurentsivõimelised enam ja et ehitada uus Auvere jaam või see lihtsalt ei ole jätkusuutlik tegelikult. Et kui me räägime Euroopast, tahame Euroopaga kaasas käia, siis see suund on ikkagi puhas ja roheline. Me teeme seda oma elukeskkonna heaks, et mida me siin teeme, mõjutab meie keskkonda, see omakorda mõjutab siis kliimat. Et kõigepealt ikkagi Eesti heaks ja siis... Ilus repliik lühike oli. Et aitäh. Timo, ma olen täitsa veendunud, et sa nüüd kuulates seda, tahaksid rääkida ka Euroopa arhitektuurist ja kliimast, aga ma küsin hoopis midagi muud sinu käest. Et muidu on, tead, see on nagu tennises, et tore oleks, kui ta lüheks sinna, aga ta lühab hoopis teisi kohta. Ja ma küsin sinu käest nii, et ma eelmisel nädalal lugesin Kaitsepolitsei aastaraamatut ja Kaitsepolitsei peadirektor kirjutas seal väga tähelepanuväärse lause, mis vabalt tsiteerides kõlas, et me näeme ikkagi olukorda, kus teatud Eesti piirkondades see, et inimesed hakkama ei saa, võib muutuda julgeoleku riskiks ja just viitas eelkõige Lõuna-Eestile siin ja kõike seda Nursipalu ja mida me teame, eks. Ja et kui me nüüd oleme siin kindeloleku tuuril, et ma tean, et see ei ole lihtne küsimus, aga lihtsad küsimused sulle ei meeldigi. Et kuidas jõuda selleni, et Reformierakonna juhitud Eestis oleks igal pool Eestis kindel elada. Et inimesed tunneksid ennast kindlalt. Ja ma mõtlesin, et sa lähed kuskile sinna politsei maale, kus tegelikult ma 10 aastat olen olnud, aga algus hakkas küll sealt niimoodi pihta. Ja loomulikult, et selles mõttes, et see on ju on ka fakt, mis tegelikult on ka selline julgeoleku risk ja samamoodi regionaalne risk, et inimesed lihtsalt samamoodi ju hääletavad jalgadega, nad lähevad tegelikult sinna, kus on neil parem ja seega tegelikult täna mingil määral nagu toimib. Aga mis on täna tegelikult valitsus ja samamoodi ka Reformierakond teinud, ongi tegelikult hästi palju just kliimavaates, millest me täna siin ka räägime. Hannak tõi tegelikult välja need olulised punktid, mida me peaksime need madalalt rippuvad õunad ära tegema. Energeetika üle 60% on tegelikult meie jalajälg põlevkivis. Me lihtsalt, et kõik me aru saame, et homme me põlevkivist ei loobu. Et see juhtub teatava aja jooksul. Aga lihtsalt meedias käib siin kogu aeg selline nagu trall, et Reformierakond tahab kohe nagu päeva pealt ära lõpetada. Ei, see käib oma tempoga ja sellel on kindel nagu tärmin.
aga kindlasti sealt nagu väljumine toimub ja tegelikult on meil alternatiivid olemas. Inimesed tegelikult nii-öelda vahet ei ole, millises piirkonnas ootavad just seda puhast ja nii-öelda soodsa hinnaga energiat, et see oleks kättesaadav. Samamoodi tegelikult vähe räägitud praegu veel tänaseks on see, et seal, kus on uued sellised kas tuule nii-öelda arendused, siis on ka nii-öelda tasu nendele inimestele just regionaalses mõttes, et teha siis oma piirkonnas midagi paremaks või korda. Samamoodi tegelikult elamamajandus, kuhu pannakse nii-öelda sellel perioodil äärmiselt palju raha. Ma võin praegu eksida, 2030 just lugesin värskelt kliimaministri artiklit, äkki 2 miljardit oli see. Ma võin aastadega eksida, aga tegelikult sinna panustatakse hästi palju. Just need piirkonnad tegelikult võetakse võib-olla nendest investeeringutest välja, kus tegelikult on hästi, on see Harjumaa või Tartu, aga just suunatakse raha sinna, kus võib-olla nii-öelda see oma osalus on võib-olla raske tulema. Ehk et nende kliimaeesmärkidega on võimalik seda tegelikult sinu küsimusele vastata. Jah, sellega tehakse päris palju. Suurepärane, aga sulle ka väike repliigi võimalus veel siia juurde, et siis vastus umbes 1/3 Annah repliigist võiks olla, aga repliigi pikkusest siis jah. Aga küsimus, see repliigi küsimus on see, et sa ütlesid kenasti jalajälg, aga noh, et kui inimene ikka mõtleb, et mind väga ei huvita, kui suur mu jalajälg, et mind huvitab, kui paks on mu rahakott, eks ole, et kuidas see... Ja, aga sellega me täna ka tegeleme selles mõttes, et põlevkivienergia on täna tegelikult kõige kallim asi, mis üldse on. Ja ta ei pääsegi turule, sellepärast, et me oleme börsil ja see kuidagi nagu ei lenda seal börsil. Ehk et meil on vaja uusi taastuvaid energiaid. Selleks on samamoodi ka salvestus nii-öelda vajalik. Tuumast oli juttu, see on nagu pikem teema, debatt käib igal juhul. Mina ise olen selline vesiniku usku, Peep teab samamoodi, eks. Et tegelikult on siin seda võimalus tegeleda sellega, et meil oleks taastuv energiat, mis oleks soodne. Samamoodi tegelikult, kui rääkida vesinikust, siis tegelikult sealt tuleb hoopis nii-öelda majanduslik kasv veel eraldi. Võime siin rääkida, ma ei tea, e-kütustest, võime rääkida siin lennukikütustest, mis tegelikult on võimalik meil nii-öelda oma investeeringutega teha. Need on pikad sellised protsessid, aga täna tegelikult arvutatakse neid samamoodi kliimaseaduse raames välja. Ehk et just eile võtsin veel andmeid, et kas või lennukikütuseid, mis on vesinik ja biomassiga. Ma ei ole keemik ega füüsik, jumala eest, ma olen politseinik hariduselt, et on võimalik tegelikult 250 000 tonni toota aastas Eestis, siis see on nagu väga suur number. Selline aastane nii-öelda täna Eestis tankimine on kuskil 7000 tonni vist midagi sellist, kui ma nüüd jälle ei eksi. Aga selles mõttes, et meil on võimalusi potentsiaalselt nii-öelda uusi sektoreid tulemas siin küll. Ma pean ikka ühe väga lühikese küsimuse, millele väga lühike vastus saab olla ainult, et kas ma sain õigesti aru sinu jutust siis, et kogu see rohepöörde teema, et see on ikkagi ka iga inimese rahakotile ja vastus on jah või ei nüüd variandid sul? Rohereform on rahakotile hea ja rahakotile on üks teine asi ka hea, et 2025. aastast kaob ära maksuküür. Et tegelikult kõik siin räägivad meedias, et see on jama asi on ju, ja vaesematega kihtidele just veel hullem. Ei, see ei ole. Sealt võite materjale võtta. Kõik see on seal kirjas, et tegelikult maksuküür kaob järgmise aasta jaanuarist. Nii et võime sellest pikalt rääkida. Suurepärane, sa said nüüd küll väga pikalt rääkida, aga loomulikult, kuna su roll nagu kohustab. Aga vahepeal oli, Yoko ütles, et ta tahaks väga vastata sellele küsimusele, mis küsiti siin Timo käest, et anname Yokole selle võimaluse. Jaa, küsimus oli selles, et kas see on julgeolekurisk, kui osades piirkondades läheb sissetulekute mõttes kehvemini kui teistes. Ma arvan, et nii on ja tegelikult siit ma seoksin selle hea meelega ka Euroopaga.
et tegelikult ka siin täna kiiruga sõites siis Hiiumaal läbi mõningaid kohti, siis igal pool me tegelikult näeme seda Euroopa mõju. Et see, mis Euroopa meile on toonud, iga see euro, mille me oleme Euroopa eelarvesse riigina maksnud, selle eest oleme me 5 saanud vastu. Ja reeglina see raha on läinudki ikkagi inimese kohta enamas mahus piirkondadesse, kus sissetulekud on väiksemad. Vaatasime sinu fenomenaalset rattarendi ja laadimispunkti, käisin selles Viskoosa tehases, eks ole. Kagu-Eestis, kui käisime, igal pool tegelikult Eesti on saanud korda, eks ole. Loomulikult on see Eesti inimeste enda töö ja enda taotlemine ja me oleme olnud selles väga tublid selle Euroopa raha ära kasutamises, aga miks Euroopa seda sellist viisi, sellist nii-öelda toetamise viisi on loonud, see on ju tegelikult just selleks, et see areng oleks ühtlasem, sest midagi ei ole teha. Loodusseadused, füüsikaseadused kahjuks kehtivad ka ühiskonnas, kus on, sinna tuleb juurde ja vastupidi, eks ole. Ja me justkui peame sellele kogu aeg vastu töötama, eks ole. Sest me tahame, et meil elaks inimesi igal pool, sest kui inimesi igal pool ei ela, siis see on ka julgeolekurisk. Nüüd, kui mõelda selle peale, mis on meie kõigi osa ka selles, eks ole, et kui ikkagi inimene ei saa oma nii-öelda igapäevaste kuludega hakkama ja kui ka igasugused laenuintressid kerkivad ja kõik need asjad nii-öelda jõuavad üks hetk nagu sinna samma oma rahakotti kokku. Ja kui ikkagi see inimese mure on väga suur ja ta ei suuda ka tänaval enam teineteisega normaalselt suhelda. Kui ma saan mingisuguse ühmamise vastu, kui ma kohtan kedagi bussipeatuses selle asemel, et mu keha tunneks, et need inimesed, kellega ma siin ühes kogukonnas olen, et nad on okeid, nad on minu inimesed, me kuulume siia kokku, me teeme koos asju, siis see on signaal meie kehale, et asjad ei ole korras, eks ole. Stressisignaal ja kui see kõik lihtsalt nii-öelda kuhjub, siis sealt tulevad ka kõik need vaimse tervise hädad, mida, eks ole, on tegelikult kahjuks kõige enam on näha meie laste ja noorte pealt, eks ole, aga mitte ainult kindlasti. Et selles mõttes ma arvan, et me ei saa siin jääda ainult Euroopale lootma, lõpuks saab ikkagi ainult see kohalik ise võtta ette, kas või me käisime ka Kagu-Eestis, eks ole, nemad muidugi naljaga pooleks selle maksuküüru kaotamise peale ütlesid, et meil on 2 maksu, et meil on altkäemaks ja kättemaks. Et selles mõttes ongi, piirkonnad on erinevad, aga ka see jällegi, et mida me siis nagu otsime, eks ole, et kui me läheme sinna Facebooki seda viha välja valama, et kas me tegelikult tahame koos viha välja valada. Tegelikult me tahame seda, et see teine, kes ka on vihane, me tahame tema seda armastust saada. Me tahame seda kuuluvust. See on see mehhanism seal taga, eks ole. Ja millega me siis nüüd kogukondadena seda kuuluvust loome. Et kas me loome seda lõhkumisega või me loome seda ehitamisega. Et mina arvan, et meie kohustus kõigil on seista selle eest, et me looks seda ehitamisega. Igal tasandil, eks ole. Ja Euroopa saab meid siin lihtsalt toetada, eks ole. Suur aitäh Yoko selle vastuse eest, et moderaatori iseka nahaalsusega ma hääletaksin selle vastuse seni kõlanutest kõige paremaks. Aga võib-olla, Anna, sa nüüd lähed selle jutuvooruga edasi seda viisi, et võib-olla mingid konkreetseid näiteid nendest siis rohetegevustest, sellest, kuidas me igapäevaselt võib-olla kõige paremini selle ümbritseva looduskeskkonnaga ringi ei käi ja mis need muutused peaks olema, kas see peaks tulema inimese seest või riiklike regulatsioonidega või kuidagi kolmandat moodi? No ma olen nõus Jokoga ka, et igaüks peaks ikkagi enda kohta ja tegemisi siin maailmas mõtestama, aga tegelikult inimene tõesti mõtleb oma mugavuse ja oma elukvaliteedi pealt ja rahakotiga. Ja ma arvan, tegelikult peaks olema selline olukord igal pool maailmas, kus keskkonnasõbralik eluviis on norm ja on odavam kui siis keskkonda saastav eluviis. Et kui me räägime näiteks linnadest ja ma siin praegu maapiirkondi ei too näiteks selle automaksuga, sest ma tean, et autot võib minna vaja väga paljudes piirkondades, see on täiesti arusaadav, aga kui me räägime näiteks linnast,
kui Tallinnas inimene on ikkagi põhimõtteliselt sunnitud punktist A punkti B minema autoga, sest nii on mugavam lihtsalt, siis tegelikult see on ju küsimus KOV-ile, linna planeerimisele. Et mis on mugavam jälle, kas sul on kodu on renoveeritud energiatõhusaks, millised su küttearved on nad kõrged, madalad, milline on loodus meie ümber, kui palju on reostust, kui palju on haljastust linnades näiteks, sellised konkreetsed asjad liikuvuse puhul, mis võimalused on üldse millegiga kuhugi sõita, et kas auto peab olema number 1 prioriteet sellises tiheasustuses, minu arvates ei pea. Jäätmete puhul me teeme seda jälle oma elukeskkonna heaks, et sorteerime, miks me sorteerime tegelikult see näiteks pakend, mis meil jääb sorteerimata, plastpakend, me maksame iga kilo pealt Euroopale raha. See on kulu ju tegelikult riigile, et jällegi see toob meile endale kasu, meil on puhtam keskkond, meie ettevõtjatel on rohkem võimalusi. Räägime erinevatest materjalidest, ümbertöötlemisest, uutest tehnoloogiatest, et neid praktilisi asju on väga palju. Minu arvates see ongi parim viis, kuidas inimesteni sellist keskkonnateadlikku mõtteviisi viia. Et palju räägitakse sellest talupojatarkusest. Minu arvates see on väga tore asi, millest rääkida, sest eestlane ütlebki, et ta on ju loodusrahvas. Et me ei peagi aru saama suurtest globaalsetest muutustest, kuidas need täna meid siin mõjutavad. Me oleme ju kõik lihtsalt inimesed, tahame lihtsalt oma elu elada. Ma arvan, et see peaks olema võimalikult mugav teha ka keskkonnasäästlikult, et see võiks olla see lõpptulemus, kuhu me jõuame. Suurepärane, aitäh. Timo, ma mõtlesin isegi, et ma laseks sul täitsa vabal teemal vastata, aga mõtlesin, et ikka ei luba. Aga siiski peaaegu vaba teema. Et aga kuidas Reformierakonnal üldiselt läheb nii enne Europarlamendi valimisi ja muidu ka? Siin on kõvasti Reformierakonna valijaid, keegi juba teatab, et hääletas sinu poolt ja tõesti ma mõtlesingi, et vasta sellele küsimusele siis kaotame selle piiri, nagu öeldakse, lava ja saali vahel, sest inimesed ikkagi tahavad ise ka küsida, mitte minu rumalatele küsimustele tarku vastuseid kuulata. Ja tegelikult Reformierakonnal läheb ikka hästi, ma ütleks, et selles mõttes, et kui vaadata, meil on ligi 10 000 liiget ja selline organisatsioon ei ole samas nagu lihtne hallata ka, et kui sa küsisid alguses, et kus oli see kas küsimus, et kas Reformierakond võidab need Euroopa Parlamendi valimisi? Ei, seda ma ei küsin, ma küsisin miks. Ma küsisin miks. Sa küsisid miks. Siis loomulikult Reformierakond võidab ja ma sellele vastasin. Meil on tegelikult väga tugev nii-öelda nimekiri üldse, et alates 1. lõpetades 9. Et kuidas sa seda erakonda niimoodi nagu iseloomustad, kuidas ta läheb hästi? Ma räägiks võib-olla natukene seda lugu siis selliselt, et kui ma üldse selle peasekretäri ameti endale võtsin, siis ma mõtlesin, et ma olen KOV-i tööd teinud peaaegu 9 aastat. Äkki on midagi sarnast, et võib-olla on ka midagi ettevõtlusega seotud, aga tegelikult ei ole üht ega teist. Sest erakonnas on nii palju kihte, erakonnas on väga palju liikmeid, nii nagu me räägime siin erinevatest piirkondadest, nii on ka tegelikult Reformierakonnal erinevates piirkondades väga erinevad inimesed ja väga erinevad probleemid. Probleemid on reaalsed, igapäevased, kuidas eluga toime tulla, kas või ka kui me täna räägime kliimateemadest, siis kas või ka rohereformidega toime tulla ja kuidas just selles piirkonnas nendega tegelikult teha, mis on kõige olulisem teema. Kuskil Läänerannas on oluline tegelikult, kuidas need taastuvenergia arendused tegelikult sinna tekivad ja mis seda positiivset sinna veel tuuakse ja Kagus on kindlasti jälle teised probleemid, millest me korraks ka Joko siin peatus, et samamoodi on see Nursipalu, mis kindlasti tõstab kogu aeg-ajalt ikkagi pead ja see on kuidagi nagu probleemiks. Ehk et erakond on täpselt see nii kirju, kui on meil tegelikult Eesti erinevad piirkonnad ja lihtsalt oluline see, et tegelikult erakond elab ja inimesi tuleb juurde ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi valimised tulevad ka väga head. Suurepärane, Hanna, kuna meil ei ole esimene stuudio, siis on võimalus lühikeseks repliigiks.
Ma tahaks ka selle erakonna ja võib-olla siis poliitika osas täiendada, Timo, et opositsioonipoliitikutel on väga lihtne, hea, mõnus ja mugav kritiseerida kõike seda, mida koalitsioon teeb. Kui me olime opositsioonis, tegime samamoodi, kuigi mina siis Riigikogus ei olnud, aga kolleegid on, jah, ma käisin töövarjuks sul siis, aga kolleegid on mulle neid kogemusi edasi andnud. Me mõtleme kõiki neid teemasid, mis puudutavad rohereforme, kliimapoliitikat, maksupoliitika, asjad, mis majanduses toimuvad, julgeoleku olukord, siis on selge ju, miks me neid otsuseid teeme. Ja mina Riigikogus küsin kolleegidelt opositsioonis, et mis on teie lahendus? Mis on teie lahendus? Näiteks praegu siis sellele olukorrale maksudega või rahandusega, mis te teeksite? Riigieelarves raha pole? Mis me siis teeme? Ei tõsta makse. Et nende vastus on see, et võtame laenu näiteks. Teeme pangamaksu, mis on sellise ühekordse mõjuga. Et sellised lihtsad lahendused keerulistele probleemidele. Mina ütlen nüüd 3 aastat edasi, 2027 on uued Riigikogu valimised. Ma usun, et Reformierakond on ka siis valitsuses, ma väga loodan seda, aga ütleme, kui ei ole, kõik need tänased kritiseerijad, ega nad ei võta ühtegi tehtud otsust ju tagasi. Neil on väga mugav, kui meie täna seda vastutust kanname tegelikult. Et ega need lahendused on samad, sa ei saa ju riigieelarvet ka lugeda mitut moodi. Lihtsalt tänase vastutus on meil, me teeme need keerulised otsused ära, oleme teinud juba palju, aga need on kõik tuleviku heaks. On see julgeolek, on see tulevased põlved, meie elukeskkond, et see on tegelikult väga lihtne ja loogiline. Suurepärane ja kuigi juba viidati, et nüüd tuleb kiiresti saali minna, aga ma siiski annaks Jokole veel, kuna nii Timo kui Anna said rääkida, siis on õiglane, et ka Joko ütleb sel teemal mõne sõna ja meil on pool aega läbi, nii et jõuate küsida küll. Ja, esiteks võib-olla on ikkagi oluline, et kuidas Eestil läheb. Et kuidas erakonnal hakkabki minema paremini siis, kui Eestil ja Eesti inimestel hakkab minema paremini. Et ma arvan, et ikkagi, ma arvan, et hullem on möödas. Esiteks, mida me igaüks saame teha, mida meie teeme ka, eks ole, Euroopa Parlamendi siis valimistele vastu minnes, tehes programmi, mis meile kindlustab selle kindluse, eks ole, Euroopas. Aga ka see sama maksuküür, et ma võib-olla natuke sellest ikkagi räägiks, et 2 korda me selle lubadusega valimised võitsime erakonnana, eks ole. See on ikkagi olnud Eesti nii-öelda garantii, et meil on Euroopa parim maksusüsteem, ühetaoline, kindel, võrdsed võimalused, eks ole. Ja nüüd me võtsime tegelikult selle otsuse juba ammu vastu, aga ta hakkab kehtima alles järgmisest aastast, eks ole. 25 on jälle uuesti kõigil 700 eurot tulumaksuvaba miinimum ja tegelikult, mis puudutab inimeste rahakotti, siis 500 000 töötajale. Eks ole, see on valdav osa töötajatest, õpetajad, päästjad, politseinikud, medtöötajad, eks ole. Tavaline Eesti inimene, eks ole, keskmise palgaga Eesti inimene, talle jääb rohkem raha kätte. Kuhu see raha läheb? See ei ole nii suur raha, et seda pandakse kuskile, ma ei tea, kinnisvarasse, eks ole, aga ta läheb majandusse, ta läheb tarbimisse. Ja juba ka majandusprognoos näitab seda, et järgmine aasta hakkab minema juba natuke kergemaks, eks ole. Intressid ka tulevad alla, ehk läheb inflatsioon saab pidurduma, palgasurve ka langeb või see, et oleks nagu palgatõusu surve selles mõttes langeb, et inimesele nii või naa jääb rohkem selle tõttu raha kätte, eks ole, mis tähendab seda, et ettevõtjal läheb natukene kergemaks, eks ole. Et need on tegelikult need olulised kohad. Ja küll siis läheb erakonnal ka hästi, aga erakonnal saab minna nii hästi, nagu me ise panustame, ega tal paremini minna ei saa. Suurepärane. Ja nüüd tõesti siis küsimused ja küsimustega hakkame peale niimoodi, et võtaks anda mikrofoni Kulbole. Oled sa valmis? Et ma annan sulle kohe mikrofoni. Sa võid... On mind kuulda? Et sinu jutu jätkuks ennem. Mind huvitab väga, ma saan aru, et sa ei ole veel Euroopa Parlamendis, ilmselt oled sa kursis tekstiilijäätmete probleemiga. Ma tean, et aasta või paar tagasi vist Euroopa Liidus on alustatud midagi sellega, et mis seisus see praegu tänapäeval on, sest näiteks meile külapoe juures juba viidi tekstiilikonteineri minema. Mul ei ole näiteks oma vanu kleitu kuhugi enam panna, et olmesse ma ei taha panna, tõmbas viiamaani vedeleb autos on ju. Sest see on ju meeletult kallis, eriti ettevõtete jaoks ja kuidas, kas see fast fashion on nüüd natuke nagu taandunud või ei ole või
Ja ma olen selle tekstiilijäätmete probleemiga kokku puutunud nii Keskkonnakomisjonis kui Euroopa Liidu asjade komisjonis ja Euroopa Liidu poolt on tulnud selline suur pakett, mis tegeleb nii toidujäätmete kui ka tekstiilijäätmetega näiteks. Ma arvan, et selle siis nii-öelda jõustumine, see vastuvõtmine jääb järgmise koosseisu teha ikkagi ja mingisugused muud väiksemad muudatused ka. Aga probleeme on tekstiilijäätmetega väga palju erinevaid. Ma usun, et see kõik algabki, nagu sa viited, sealt kiirmoest tegelikult ja selles, et meil on väga suur ületootmine. Et kogu see tekstiil, me räägime praegu siis riietest, eks ju. Kogu see tuleb kuskilt kolmandatest riikidest, see tootmine, igasugune disain, kõik on hajutatud erinevate riikide vahel ja see lõpphind on väga odav meile kui tarbijale. Vaadates nagu seda kogu elukaart, siis tegelikult see peaks olema ju palju kallim, aga kuidas nad selle hinna madalana hoiavad, ongi see, et nad toodavad lihtsalt üle. Ja see kõik lõpeb sellega, et igasugusel riidebrändil poel on iga nädal uus kollektsioon ja tegelikult see ei lähe mitte kuhugi. Ma ei tea, kui paljud teist käivad teise ringi poodides, aga mina käin, ma lähen sinna, ma vaatan, seal on samamoodi väga palju riided, need ei jõua lõpuks mitte kuhugi. Et probleemi juur on selles ületootmises, aga nüüd jäätmetega on see, et meil võivad küll olla tekstiili konteinerid, aga suur osa tekstiilist läheb ikkagi põletusse või siis me kuhugi viime selle teisele maale. Meil on küll mõningad ettevõtted tegelikult Eestis ka näiteks, kes tekstiili kasutavad ära ehitusmaterjalides ja seda on võimalik kasutada soojustuseks minu arvates, erinevaid asju saab sellest teha, aga probleem on materjalides, kui sul üle monomaterjal, kuidas sa siis sealt lahti arutad need erinevad kiud, detailid, mis on riiete tekstiilide küljes üldse, et see probleem on lahendamatu kogu maailmas, kui ma ei eksi kusagil 5 või 6% sellest tekstiilis, mis maailmas toodetakse kokku, jõuab ümbertöötlusse. Et tegelikult ei ole lahendus teine ring, ei ole lahendus ümbertöötlemine, vaid on see, et sellele tootmisele pannakse stopp. Ja tootja vastutus sellega Euroopa Liidu asjade komisjonis me oleme tegelenud ka, kuulasime paari ametnikku, kes meil käisid sellel teemal aru andmas. Ja me proovime Euroopa Liiduga mingisugused piirangud peale panna tegelikult, et need asjad, mis kolmandatest riikidest tulevad, et nad peaksid nagu vastama siis Euroopa standarditele, et nad peaksid ikkagi maksma, ei ole võimalik tuua paar eurost asja kuskilt tellida AliExpressist, et see ei ole tegelikult normaalne, aga see e-kaubandus on veel eraldi teema, et see probleem on hästi suur, me oleme selle ette võtnud, aga ma arvan, et see lahendus saab sündida koos ikkagi teiste siis liitude ja riikidega ka, et me proovime oma poolt teha nii palju kui võimalik, aga jällegi, kui see hakkab meie inimeste heaolu kahandama, siis on probleemil jälle uus külg juures. Suur aitäh küsijale, suur aitäh vastajale ja ma ikkagi jonnakalt olen sellel arvamusel. Kas kommentaari juurde? Küsida tahad veel? Küsi. Mul oleks siis siuke üldisem küsimus, et sai hästi palju puudutatud nagu kliimajulgeolekut ja siis Yoko natukene mainis igasuguseid kokkuleppeid, mis on meil, inimesed tulevad appi kohe, juhul kui pauk käib, tegelikult teame, et see nii ruttu ei saa ilmselt sündima, juhul kui me räägime reaalsest olukorrast, et kuidagi jääb nagu selline mulje, et kogu lootus on kuskil mingisuguste väliste kokkulepete peal ainult, aga samas meie kodanikena näeme kogu aeg toimuvad õppused meie ümber, käib siukene meedia kaudu, kogu aeg olge valmis, koguge varusid, eks ja nagu veitsa hirmus hakkab olla. Kuidas nüüd kodanik peaks nagu tundma ennast julgena olukorras, kui samal ajal nagu eelmise aasta numbri sees hakkasid juba erarelva omanikud saama kirju, tulge uuesti hindamisele, relvaloa taotlemine eraomanikule on muutunud raskemaks, kallimaks. Et kas meil on ainult mõeldud, et see kaitse, reaalne riigikaitse on siis nagu läbi ainult institutsioonide ja kuidas peaks eraisik, kes ei kuulu Kaitseliitu ja kes ei ole kaitseväelane, mina näiteks ei ole reservist välja arvatud. Jaa, ma arvan, et see on väga hea küsimus, sellepärast, et mis meil on olulisemad endal kui see sama turvatunne.
Ja siin on oluline teada, et Eesti on täna kaitstum kui kunagi varem. Vaatamata sellele olukorral, mis on Eesti täna kindlam kui kunagi varem. Meil ei ole kunagi olnud niivõrd täpselt välja töötatud kaitseplaane NATOs Eesti jaoks. Meil ei ole kunagi olnud nii valmis olevat Euroopat, ma ei ütle, et ta on valmis kaitsetööstuse koha pealt, aga on vähemalt oluliselt selgem arusaam. Samamoodi on meie vaenlased ametis mujal, eks ole. Ukraina võitleb iga päev ka meie vabaduse eest, eks ole. Lõpuks ometi on saanud sellest aru ka osa maailmast, eks ole. Mis puudutab iga kodanikku, siis ma arvan, et lihtsalt see teadmine peab olemas olema, eks ole. Loomulikult need investeeringud, mis me oleme kaitsesse teinud, me oleme tõstnud kaitsekulud üle 3%, puudutavad ka meie enda kaitseväge. Puudutavad ka meie enda nii-öelda sisejulgeolekut, eks ole. Kogu varjumise temaatikat, kogu seda signaalisüsteemi, kõikide nende asjadega tegeletakse, eks ole. Aga see teadmine, et sa võid öösel rahulikult magada, see teadmine peab olema igal ühel olemas. Et siin mina ütleks küll, et olles saanud neid briefe nii Kaitseministeeriumilt kui erinevates nii-öelda riigikaitsekursustel ministri käest, Eesti on kaitstum kui kunagi varem. Ja see, miks relvaomanikele poole pöörduti, oli lihtsalt tulenes sellest, et me võtsime vastu seaduse, mis ei võimalda enam Vene kodanikel relvi omada ja seetõttu tuli ka täpselt käia üle kogu see nii-öelda valdkond. See oli puhtalt selle tõttu. Suur aitäh. Timo, tahad sa täiendada? Ma võin lihtsalt paari sõnaga, et jah, see nii-öelda Vene kodanike relvad, nüüd on vist nagu isegi vist see lõpuni viidud, nii et see tegelikult läks palju libedamalt, kui arvati. Aga jah, Yoko tegelikult võttis selle kenasti kokku. Minu meelest ongi väga oluline see, et me saaksime aru ka, et see, mis täna kaitsekuludele läheb, et tegelikult on ka seal nii-öelda laiapindne riigikaitse seal sees. Ehk et see ongi, see hakkab kõik meist endist, kuidas me tunneme, kuidas me panustame. Ega see nii-öelda kindlustunne tuleb sellest, et me teame mingit protsessi ette, mis hakkab kunagi juhtuma, kui tõesti, nagu te ütlesite, pauk käib. Me loodame, et sihukest asja ei juhtu, aga see annab tegelikult meil selle öise hea une, ehk et me oleme mingid protsessid läbi teinud, me oleme õppinud neid asju, ehk et siin on hästi palju tegelikult ära tehtud. Nii-öelda COVID tasandil kindlasti on ka Hiiumaal, samamoodi COVIDiga on õpitud tegelikult läbi erinevad kriisid. Elekter oli, kus koha peal ära, Saaremaal oli mitmeid tunde, mitmeid päevi, vist ma enam ei mäletagi. Tegelikult need annavad meile... Tegelikult need annavad väga hea ülevaate, kus on meie kriisikohad. Ehk et me võime kas öelda, et kriis on õppus, siis see kriis oli väga hea õppida, et kus on need valukohad, kus me tegelikult peame paremini ennast nagu toime tulema. Ja miks ma seda Saaremaal ütlesin, see oli väga pikalt. Ehk et ja sellest ma arvan, et kirjutati nii mõnigi õpperaamat, mis kunagi, ma loodan, enam ei juhtu. Anna, jah, võtame energiajulgeoleku kohe järgmiseks. Anna tahtis lühiks repliigi siia veel juurde öelda, et siis oleks. Ja siis ma tõesti tahaks paluda, et see mikrofon tuleks siia ette ja antakse Kulvo kätte. Ja ma tahtsin lihtsalt täiendada selles osas, et jah, meil endal loomulikult peab see kaitsevõime tegelikult ka suurenema. Me peame olema valmis, aga kui me vaatame tänast hetke, siis ikkagi Ukraina toetamine on ka see üks põhilistest prioriteetidest, sellepärast et tõesti sellest, kas Ukraina võidab või kaotab, sõltub mitte lihtsalt Eesti ja teiste piiririikide tulevik, vaid Euroopa Liidu tulevik tervikuna. Et paljud on juba öelnud, et täna on 3. maailmasõda, ma ei tea, kes kuidas tõlgendab, aga on selge, et ega Venemaa, kui ta võidab selle sõja, tema plaanid seal ei lõppe. Et sellepärast on toetamine lihtsalt väga oluline, et Ukraina võidaks selle sõja, Venemaa kaotab, siis saab ka Putini võtta vastutusele kõige eest, mida ta tegelikult on teinud, kõik need sõjakuriteod. Et ma arvan, et me peaks keskenduma sellele, vaatama seda nii-öelda
Ukraina võitu kui garantiid tegelikult meile ka ja kõik, mis seal siis edasi saab. Et oluline on see, et Venemaa ikkagi saaks lüüa selliselt, et ta ei tahaks tungida enam ühelegi teisele alale ka. Et see oleks nagu see pikem vaade, et lisaks sellele, et me ise oleme ka kaitstud. Suur aitäh seda välja toomast ja Kulva on nüüd hulka aega saanud küsimust mõelda ja nagu sa aru saad, et me mitte esimest korda ei ole debatis, et miks ma alati tegelikult küsin ettevõtjate käest, et kuidas siis nagu tundub, et sa ikkagi juhid tegelikult ettevõtet, mis Hiiumaa mõistes on väga suur tööandja, tegeleb plastitööstusega, mis ma saan aru, et kogu selle rohepöörde temaatikas on suhteliselt regulatsioonide, ma ei tea, kas tuules, aga mõjus kindlasti. Ja kuidas see jutt sulle tundus ja mida sa selle peale tahad kommenteerida või küsida? Jah, need rohe- ja energiateemad kindlasti puudutavad. Et selle roheasjade puhul, et see on see nulli eesmärk, 2050 või midagi. Ja see on nagu üks koll, eks ole. Seda esitletakse ka kollina, sest seal ei ole vaheetappe. Ja seal ei ole tööstuslikul skaalal toimivaid tehnoloogid vahepeal. Ja seda põhjenduseks tuua seda, et kliima soojeneb, siis täna on väljas 1 kraad, oleks 2,5, pole ju suurt vahet, eks ole. Et kuidas seda nagu päriselt inimestele nagu selgitada saab, et ma ise kusjuures vaatan seda poolt, et nagu looduse mitmekesisuse säilimine justkui võiks inimest rohkem kõnetada ja mõte, et me ei saa ühe põlvkonna jooksul kõiki ressursse nagu hakkama panna, võiks ka kõnetada rohkem kui see kraad või 1,5. On see, et kuidas need eesmärke siis niimoodi siit 2024, 2050 nagu juppideks teha niimoodi, et tehnoloogiad, kas ne järgi tuleksid. Sest kui tehnoloogiad järgi ei tule, siis mängitakse ennast nurka, kus hiinlased, hindud, kes iganes null regulatsioonidega riigid võtavad selle majanduse poole lihtsalt üle. Ja ma arvan, et see on muideks sul päris hea tähelepanek selle kraadide koha pealt, et võib-olla kuna tegelikult alustada tuleks nüüd sellest, et see rohereform ehkki ta kostub mingisuguse uue asjana ja ütleme alates Pariisi kliimaleppest hakkas võib-olla siis avalikkusele tunduma, et nüüd on mingi uue asjaga hakatud tegelema. Tegelikult oleme meie siin Eestis vähemasti tegelenud sellega kogu aeg. Et ma ei tea, et oleks eestlane kunagi mõelnud, et nüüd viskan selle solgi nagu jõkke, eks ole, ja juba kihvt on, eks. Või kui me võrdleme, kus me olime oma tööstuse ja milline oli meie tööstus, eks ole, nõukogude ajal, eks ole. Et me oleme tegelikult seda sama rohereformi kogu aeg teinud. Ma arvan, et sina ettevõtjana oled seda samamoodi näinud, kuidas sa kogu aeg parandad oma protsesse, proovid oma ressursikasutust vähendada, proovid oma jääke vähendada, sest see on sulle kasulik, eks ole. Et selles mõttes seda, et see on nagu hästi uus, see võib-olla pigem tulebki nende uute sõnade ja uute mingisuguste suurte loosungite ja kokkulepetega, aga sisult ta ei ole uus, eks ole. Nüüd, kas see 1,5 kraadi loeb või mitte, võib-olla seal tasuks mõelda inimese kehatemperatuurile, ega muud ei olegi, eks ole. Et kuskil on lihtsalt mingid sellised piirid, eks ole, mida teadlased välja toovad, kus need muutused saavad olema lihtsalt pöördumatud. Et ütleme, kui me jõuame ikkagi praegused trajektoorid näitavad, et see muutus on selline, et Arktika sulab. Kui Arktika sulab, siis see meie piirkonna jaoks võib kaasa tuua ikkagi pöördumatuid tagajärgi, kus lähevad need hoovused sassi, eks ole. Ja meil ei pruugi minna siis soemaks, vastupidi. Läheb hoopis oluliselt külmemaks, eks ole. See ei ole mitte midagi meeldivat, eks. Aga need on tõesti nagu nii keerulised asjad, et neid nagu tavainimese tasandil, sellega me kohale ei jõua. Selles mõttes ma olen täiesti nõus. Mis puudutab elurikkust, minu meelest üks väga hea näide, et kuidas me oleme oma vahel seotud. Võib-olla vanasti, ütleme, isegi agraarühiskonnas saadi sellest palju rohkem aru ja meie seal linnas võib-olla saame sellest väga vähe aru. Aga üks näide, kuskil Siberis, ma ei mäleta täpselt, mis piirkonnas see oli, suri ära 60% ühe teatud siis kitseliigi populatsioonist 2 nädala jooksul. Lihtsalt panid ennast põllule pikali ja olid surnud. Hakati siis uurima, mis juhtus, kas oli mingi keemiareostus, kas oli mingisugune, mis juhtus, keegi teadlased hakkasid uurima. Lõpuks tuli välja, et muutunud niiskustingimuste tõttu suri nende kitsede ninas üks väike bakter.
ja selle väikese bakteri hukkumine viis kogu selle populatsiooni hukule, eks ole. Noh, meie ei taha olla see kits, eks ole. Aga me oleme samamoodi sõltuvad, eks ole. Meie muld, milline on meie mulla võimekus üldse toitu toota, eks ole, noh, mis elurikkust puudutab. See ei tähenda ainult seda, et toredad loomad kalpsavad metsas ringi, see tähendab ka seda, millest meie muld koosneb, eks ole. Noh, ressursid. Mis sõda on Ukraina sõda? Minu isiklik teooria on, et see on puhas ressursisõda. Venelane sai aru, et fossiilkütuste aeg on möödas, sellega ta ei saa enam maailma terroriseerida, aga toitu, kuramus. Seda mulda, kus toitu toota jääb aina vähemaks kliimamuutuse ja ülerahvastatuse tõttu, eks ole. Küll aga on Ukraina Euroopas viljakaima, parima mullaga koht. Võtame ära, eks ole. Ja sellega hakkame seda. Noh, miks ta hoidis kinni, eks ole, need viljalaod, kõik see teema. Et üha enam muutuvad just ressursid, eks ole, selleks, millest hakkavad tekkima rahutused, asjad, eks. Et ma olen nagu hästi nõus sellega, et seda kõike arutada ja meil ka mõista. Need on, öeldakse nii, et need on need nurjatud probleemid. Me ei saa päris täpselt nagu kohe aru, et mis see põhjuse tagajärje seos on, eks ole. Ja mis neid vahe-eesmärke puudutab, siis see on see, kus nüüd see kliimaseadus peaks nagu sektoritele, eks ole, panema paika, et me analüüsime praegu ka seda, et kui me võtame mingi sektori, vaatame, mis on tema siis see kahju ehk siis see heide, eks ole, ja mis on tema sotsiaalmajanduslik kasu. Palju selle tõttu Eestis töökohti tekib, palju inimesed seal palka saavad, palju lisandväärtus on. Ja vaatame, kus on siis need kohad, kus heide on väga suur, aga kasu väga väike. Nendes püüame siis tõmmata nii-öelda alla, eks ole. Et meil ikkagi see üleminek oleks nagu selline, et me saame endaga nagu hakkama, eks ole. Et sellepärast on need vahe-eesmärgid hästi tähtsad, et seal saab nagu reguleerida, et kus me siis saame kõige rohkem kasu, kus on mõtet kinni panna. Ja ma tegelikult nende vahe-eesmärkide osas ka lisaks, et tegelikult mingisugused asjad ikkagi on paigas. 2030, 35, 40 vastavalt siis mitu protsenti heidet vähendada võrreldes aastaga 1990. Et need on paigas ja neid ka Eesti peab järgima, aga just siseriiklikult meil ei ole need paigas olnud. Ja sellepärast ongi erinevatel sektoritel küsimus, kuidas need siis edasi toimetavad. Et pole kindel, kas riigi selle poliitiline tuul muutub, kas nüüd midagi tehakse teistmoodi, ei tehta teistmoodi, aga ma rääkisin enne nendest praktilistest asjadest nagu kütuse või tähendab kütusearved ka tegelikult, aga küttekulud kodus, selline puhas elukeskkond meie ümber, haljastus linnaruumis, transpordikulud, kõik sellised praktilised asjad, mis tegelikult on inimestele, ma arvan, üsna lähedal, millest nad saavad aru ja sellest saab lähtuda ka, kui rääkida kliimamuutustest, miks me seda kõike proovime puhtamaks, rohelisemaks teha. Ressurside osas ma olen Jokoga nõus, ressurside osas hakkab maailmas aina enam selliseid konflikte esinema ja fossiilkütuste puhul on ka selline lihtne asi, et need ei ole taastuvad, et mingil hetkel saab otsa ja siis lihtsalt on kõik. Et Eestis põlevkivi meil on küll arvutatud, jätkub üsna pikaks ajaks, aga sellel on jälle keskkonnamõju ka tegelikult inimeste tervisele selles piirkonnas. Ressurside selle kontseptsiooni osas on selline asi koostatud nüüd juba, ma ei tea, mitu aastakümmet nagu ületarbimise päev. See on siis kuupäev ühes aastas, millal üks riik on ära kasutanud kõik oma aastaks mõeldud ressursid. Niimoodi on siis kokku pandud. Aasta tagasi oli Eestis see päev 14. märtsil emakeelepäeval, ehk siis me olime sisuliselt kvartaliga ära kasutanud põlevkivi kasutamise tõttu kogu ressursid, mis aasta jaoks nii-öelda peaksid olema jaotatud, kui me tahame jätkusuutlikult toimetada. Ja sel aastal oli see päev 8. märtsil ehk naistepäeval, ehk siis me pidevalt liigume selles nii-öelda ajas nagu tagasi. See ei ole positiivne. Vaatame seda suurt telge, kus on maailma riigid pandud niimoodi üksteise järjestikku. Me oleme suurte naftariikidega suhteliselt samal pulgal tegelikult, ainult oma põlevkivi kasutamise pärast. Ja üks kontseptsioon veel, mida ma loodan, et hakatakse Eestis rohkem kasutama, sellest rohkem rääkima, on planetaarsed piirid. Et teadlased on välja arvutanud erinevad siis nii-öelda valdkonnad, mis maa siis taluvuspiire puudutavad, on näiteks õhukvaliteet, veekvaliteet, mingisugune reostus, jäätmed, energiakasutus, kõik ja siis sealt on näha, kui palju me oleme piiridest üle läinud tegelikult. Et
lihtsalt võtta aluseks see, et maal on ka omad piirid, et me ei saa siin lõpmatuseni toimetada nii, nagu me oleme seda teinud. Et kas mingi asi saab otsa või mingi reostus on näiteks nii suur, et see mõjutab inimeste tervist lõpuks. Et tegelikult ma arvan, et eestlane mõistab seda kontseptsiooni, aga me ei pea selle peale iga päev mõtlema. See on poliitikute töö. Meie tavainimeste elus lihtsalt võiks olla keskkonnasõbralik käitumine mugav. Aitäh. Maailm on üks hädaorg, aga siiski olukord ei ole lootusetu. Sain ma õigesti aru. Aga jah, palun, Kulno. Ja Kolmo. Ma küsiks veel, mis võiks olla Euroopa tasemel ju tehtav, see sama kiirmoe teema, eks ole. Laiendaks seda nagu kõigele. Tegelikult asi, mis ostsid 10 või 20 aastat tagasi, kestis suht hästi. Täna osatud asjad lagunevad. Me räägime riietest, kodumasinatest, autodest. Eesti tasandil seda teha ei saa. Üksikisiku tasandil on seda natuke võimalik teha, et ostad kvaliteetset asja, aga isegi see on päris keeruline. Sa ostad suhteliselt korraliku brändiga asja ja saad aru, et ta on nii õhukestest materjalist tehtud, et ta tegelikult ei saagi kesta. Keegi seejuures ilmselt raporteeris veel materjali säästu, sai ESG arvestuses pluspunkte, aga tegelikult 10 aastat töötav asja asemel on sul võib-olla 1,5 aastat kestev asi ja siis muidugi ümbertöötlemine. Et kui Euroopa millegi poolest saaks nagu maailmas eristuda, siis on see, et elukvaliteet versus kasutatud ressurss võiks olla siin maailma parim ja selleks, et tuua ka tööstust Euroopasse tagasi, võiks olla see, et siin tehakse ka ainult korralikke asju. Ma ei tea, kuidas garanteerida, et need asjad on korralikult. Hind ei garanteeri ainult korralikku asja, eks ole. Ehkki on näha, et inimesed on nõus maksma ju rohkem asjast, mis kestab ju tegelikult kauem. Või nad tegelikult on inimene sükene kahtlane tegelane oma hetke emotsiooni jaoks ostab ta selle kiirmoe 5 eurose asja ja tal on päev korda läinud ja homme on see prügikastis. Aga see üle Euroopasse tuleks just võimalik midagi teha, et me kulutame vähem ressursse, kõik mida kulutame, sellest enamikku taaskasutame ja meil ongi vähem asju, aga need on kvaliteetsemad. Aga kuidas Euroopa päriselt seda teha saaks? Üks hetk, jah, et meil on nüüd jäänud 20 minutit, et me arvestame seda nii vastates kui küsides, aga Anna, palun. Ma proovin lühidalt teha. No, probleem on selles ka, et me oleme ikkagi osa suurest maailmast, et me ei ole eraldatud, et kogu see kaupade liikumine, e-kaubandus sinna, et see maailm on nii globaliseerunud, et tegelikult Euroopa Liidul sellist konkreetset piiri panna, on keeruline, see mõjutab meie majandust ikkagi väga palju, aga ma olen nõus, et seda peaks mingil määral tegema. Kiirmood on eraldi teema, natukene puudutasime seda ka enne, aga üks asi, mis on nüüd tulemas, mida me oleme arutanud ka mitmes komisjonis, on asjade parandamise direktiiv. Ja see puudutab just seda tootja vastutust. Et kiirmoe puhul me räägime sellest, midagi toodetakse, selle tsükli peale keegi ei mõtle, siis see asi lõpetabki kas teise ringi poes või prügikastis või siis põletuses hiljem. Aga näiteks tehnika puhul, sa ostad midagi endale, ostad näiteks telefoni, eks ju, ma veel ikkagi siis olin juba siin maailmas eksisteerisin, kui olid need telefonid akudega, kus said selle taguse ära võtta, siis said veel vahetada, ma ei tea, kaubelda, eks. Et see oli ju normaalne tegelikult, et sul on nagu võimalus parandada seda asju, mis sul on täna. Sa ei saa telefoni ju tagant, eks ju lahti teha näiteks. Et see tootja vastutus on täiesti olematu nendel suurtel globaalsetel ettevõtjatel ja inimene peab maksma selle toote eest, aga lõpuks ka selle tsükli lõpu eest. Et mida ta siis teeb? Et tihti on näiteks, jälle ma räägin tehnikast, odavam on uus osta, kui viia parandusse. See ei ole normaalne tegelikult. Et see, kes toodab, sellel peab ka vastutus olema, et me sellega tegeleme. Üks asi, milles ma näen hästi palju potentsiaali Euroopas on just ringmajandus, millele sa ka viitasid natukene. Me oleme seda arutanud Läti ja Leedu kolleegidega. Timo on ka selles Balti assamblees. Meil oli seal keskkonnakomisjon, sain käia seal kuulamas, mida kolleegid Baltimaadest räägivad. Ja näiteks selline Euroopa ülene pakendiringluse süsteem, mis on meil ka programmis tegelikult. Et see on täiesti reaalne asi, mida teha. Lihtsalt see jäätmemajandus paljudes Euroopa Liidu riikides on kohutav. See on kohutav, et lähed kuhugi suurlinna, seal prügi lendab tänaval ka, eks ju, Eestis sükest asja ei näe. Aga just pakendite puhul tegelikult see on võimalik teha, sest paljud tootjad on ju nagu sellised, kes meil on liidu üleselt, ma ei tea, Coca-Cola näiteks, eks, et pudel on ju samasugune, et miks ei või seda märgistust panna külge ja siis mingi ühtne süsteem ja tegelikult see on võimalik. Suurepärane. Annaks nüüd lühikeseks repliigiks vastuseks Jokole, siis võtame saalist ja küsimus spetsiaalselt Timole.
Ja ma arvan ka, et see oleks Euroopa võimalus. Ma arvan esiteks seda, et üldse see Euroopa elukeskkond tegelikult ongi see, miks kogu maailm Euroopasse tahab, eks ole. See on seotud nii kõigi nende erinevate eelnevate kliima ja kõigi teemadega, eks, aga tegelikult ju me oleme väga suurtes valdkondades asunud ka selle nii-öelda kolmanda maailmaga tegelema, eks ole, need piiritõkked, eks ole, et ikkagi kui nüüd edaspidi alates ülejärgmisest aastast betooniterast suuri ikkagi tohutult, kui me võtame seda elurikkuse kadu, siis 90% elurikkuse kaost tuleneb selle tõttu, et me oleme neid samu materjale, kõik, mis on meie ümber, on loodusest, eks ole, et ilmselt keegi teist ei tea ühtegi asja, mis ei oleks pärit loodusest. Kui keegi teab, öelge, siis arutame selle üle. Ja 50% omakorda on ehitusest pärit, eks ole. Et jälle, kui sa lihtsalt vaatad enda ümber, siis enamus suured asjad, mis siin on ehitus, eks ole, ehitatud keskkond, 50% sellest samast loodusressursist, eks ole. Miks on niivõrd oluline, et me ei transpordi, eks ole, Hiinast odavat betooni, terast, kõiki neid suuri raskeid materjale, kus pole mitte mingisuguseid nõudeid järgitud, eks ole. Rootsis juba seda sama nii-öelda kliimaneutraalset ehk siis puhast terast toodetakse, eks ole. Betooniga on samasugused arengud, aga millised on nende hinnad alguses, kus tehnoloogia on uus, loomulikult on nad kallimad. Seetõttu nii kaua, kuni see tehnoloogia on sisse töötatud, tuleb lihtsalt see kolmanda maailma jama eemal hoida, eks ole. Selleks, et see olukord tekiks, et see kohalik materjal saab eelise, et me saaksime tootmise tagasi Euroopasse. Ja kusjuures see on midagi, mida ma arvan, et see sõda on toonud väga palju seda arusaamist, eks ole. Et me peame suutma neid kriitilisi asju ise Euroopas toota, eks ole. Need samad muldmetallid, mis meil Ida-Virumaal olemas on. Mõtleme välja, kuidas neid keskkonnasõbralikult sealt maa seest kätte saada, kuidas see lisandväärtus koju tuua, eks ole, ilma et olla sõltuvad Hiinast ja nii edasi, eks. Me lihtsalt ei saa seda endale lubada, eks. Peep, kui sa lubad üks kommentaar. Aga hästi lühike. Hästi lühike kiirmoe kohta lihtsalt. Selline asi, sa räägid brändidest näiteks. Head inimesed, kui te ostate riided, ärge vaadake brändi. Vaadake materjali, vaadake, kus see on toodetud. See bränd ei loe, kõik riided toodetakse suhteliselt samades tehastes. Lihtsalt logo, mis külge kleebitakse, on erinev. Logot saab ise ka teha. Vähemalt nõukogude ajal küll tehti põhimõtteliselt. Aga nüüd palun noormehed keskmisest reast, daamid tagant reast. Küsimusi on võimalik esitada, te istute vaikselt, grupeeritult. Küsige, ei pea pikka. Ei, see on Riigikogus, nii et ei pea. Hiiumaal peab. Aga on soov küsida midagi, et see on ikka... Siin on hästi palju räägitud sellest, et me peame nüüd sorteerima, Euroopa peab kokku võtma ennast, et siin on kliima nagu läheb hukkama. Kui me võtame selle, et see kliimakriis on nagu majapõleng, me kustutame voolikutega veega. Aga kogu maailm paneb voolikutes bensiini sinna. Hiinad, Indiad, kogu Aasia, Lõuna-Ameerikad. Siis nagu tundub mulle nagu peaga vastu seina löömist. Midagi ei muutu ju. Me paneme nagu täie rauaga, aga teised ei tee. Kuidas me saaksime kogu maailma selleks? Nii, Timo, löö kord majja maailmas. Ja, ma küsin siis, kunagi ei tohi küsimusega vastata, et mis me siis teeme? Vaatame pealt? Ei vaata. Tegelikult ongi see, et meie asi on teha oma kodukorda ja tegelikult selle sõnumiga ka mujale. Kindlasti on riike, mis ei tee absoluutselt. Selle koha pealt on sul õigus. Aga kui vaadata nii-öelda selliseid demokraatlikke riike, võtame Ameerika Ühendriigid, siis sinna täna investeeritakse väga-väga suuri summasi. Kuna ma ütlesin, mulle meeldib nagu vesinikuudiseid vaadata, siis tegelikult üks asi, mis on Ameerika meist kõvasti ees, on just vesinikutaristusse tegelikult investeerimine. See on salvestus, see on energiakandja ja sinna pannakse täna nagu meeletud summad. See on see jõud, mis tegelikult meid nii Ameerikat kui teisi riike ka seal mandril tõukavad edasi nendesse suunadesse. Need suured panevad tegelikult selle paika. Jah, siin võib-olla Kesk-Euroopa võib-olla on natukene olnud jännis oma tempoga, aga kui need ka liikuma tegelikult saavad, siis just, et selles mõttes, et see tempo läheb palju kiiremaks. Aga mina ei taha vaadata maja põlemist pealt. Ma üritan kustutada ja ütlen ka teistele, et ei ole mõtet maja põlema panna.
Ja no paar näidet ka, et ega meie oleme, eks ole, Eesti parlamendis me töötamegi eelkõige, eks ole, sellega, mis on meie võimuses. Euroopas töötame kogu Euroopaga ja Euroopa omakorda mõjutab, eks ole, poliitilisi kokkuleppeid üle maailma. Ja nende samade piirikokkulepete kaudu mõjutab ka nende teiste, kes tahavad meile asju müüa, seda, kuidas nemad oma asju toodavad, eks. Aga seda, et muu maailm ei tee, vot see on üks kõva müüt. Kes on praegu elektriautode tootmises kõige suurem tegija, eks ole? Hirmsa hooga teevad. Ja vot seal on nüüd küsimus, et kui me lihtsalt vaatame pealt, kuidas see maja põleb, mis alles jääb, on põlenud maa ja mitte midagi muud. Nii et ega midagi ei ole teha, eks ole, politseinik on rääkinud, tegutseme. Ja aga suurepärane, Timo, selles mõttes, et sa kogusid hulkaga mõtteid ja see oli küll fantastiline vastus, et ma lihtsalt kommentaariks ütlen, et meil on siin saalis Hiiumaa vallavolikogu keskkonna ja ehituskomisjoni esimees Evelin ja leppige pärast täiendavalt Timoga omavahel kokku, et kuna ta sul komisjoni esinema tuleb, ma usun, et ta on valmis Tallinnast tulema vesinikust rääkima, et siin Hiiumaal on mõned inimesed, kes kuulevad sõna vesinik, siis tuleb meelde vesinikupomm, aga hakkame nüüd seda asja selles mõttes nagu kokku võtma, et me oleme siin rääkinud tund ja 20 minutit põhiliselt Euroopast ja natuke ka Eestist ja võib-olla räägiks nüüd nagu Hiiumaast ja Hiiumaal on niisugune lugu, et siin PISA-testide järgi antakse maailma parimat haridust ja üks teine volikogu komisjoni liige ja ühtlasi koolidirektor Anti tahab kindlasti rääkida, et kuidas see niimoodi nagu juhtus ja mis roll on üldse tuleviku ehitamisel haridusel ja kui sa muidugi reformierakondlaste käest midagi tahad küsida, siis võid küsida ka ju, et siis sinna mikrofoni. Aitäh. Just, et siin on kaks komisjoni esimest siis Hiiumaa vallavolikoogust, nii et selles mõttes on ju tore istuda ja teie head sellist ladusat teksti kuulda. Ja hea moderaator viitab siin PISA-testidele, kus tõesti on siin Hiiumaal 2 kooli, siis olid valikus ja tulemused loodusteadustes maailma tipus ja isegi rohkem kui kõige tugevamal riigil. Aga seda teie head sellist hüüdlauset siin vaadates on ilmselge see, et ka haritud olek on kindel olek. Ja ma usun, et te olete kõik sellega nõus, et ükskõik, kas me vaatame Hiiumaad või vaatame Eesti Vabariiki, siis haridus on see märksõna. Haritud inimesed, kes oskavad teha õigeid valikuid, kes saavad aru sellest tekstist, mida te olete täna meile rääkinud kõikides nendes erinevates valdkondades, kõikides nendes säästlikuses, majandamises ja kõik selles pooles. Et see, kuna ma võisin ka küsida küsimuse, siis tegelikult on hästi oluline see, et kui te vaatate meie uut Eesti Vabariigi näiteks põhikooli riiklikku õppekava, siis vaadake seda selle pilguga, kui palju just selliseid teemasid sellesse õppekavasse jõuab ja kuidas seda nagu vaadatakse, et see jõuaks nagu meie noorteni või vaadake seda õppekirjandust, millest nad nagu seda õpivad, et me oleme üldiselt õnnelikud, kui on selline mõned leheküljed, et ülejäänud lihtsalt nüüd sõltubki sellest õpetajast, kui professionaalne ta on. Aga võib-olla tulles tagasi selle tänase teema juurde, et ka haridus on kindel olek, et võib-olla te siis annate nagu hästi lühidalt nagu sellise oma vaate sellest haridusest ja just sellest siis sellises euroopalikus võtmes, lisaks ka siis selle vaatega siin Eestis, et teatavasti haridus on ju väga kallis ja pisut nagu selles mõttes ka vahepeal siin sellise negatiivse alatooniga, mis kindlasti nii ei peaks olema, et üks hea haridus ongi kallis. Aitäh. Ja see on väga tore, et see teema tuli, sellepärast see on küll kahju, et see seni jäi kõrvale, nii et aitäh. Ja, aga ma ütleks niimoodi, et tegelikult kogu Euroopa maadleb selle ühe probleemiga hariduses, mis on ikkagi see õpetajate järelkasv, eks ole. See, et meil päriselt oleksid need, kellest nii palju sõltub seal koolis olemas, eks ole, see kvaliteet sõltubki ikkagi lõpuks õpetajast, eks ole, ja koolijuhist. Et raha muidugi ka, jah, sellega ka töötame, aga mis siis nüüd siin teha, eks?
et mina isiklikult arvan, mis neid õppekavasid puudutab, et mis võib-olla on ikkagi see nagu tulevikusuund, on ikkagi see üldosa, eks ole, need üldpädevused. Et aineteadmiste andmises, edastamises me oleme ülitugevad Eestis, eks ole. Aga kas meie lapsed saavad kaasa sealt kõik need oskused, mis lähevad eriti hinda siis, kui see tehisaru suudab mõned protsessid, mida me muidu mehaaniliselt ja väga pikka aega teeksime üle võtta, eks ole. Et kas meie lapsed saavad kaasa kõik need sotsiaalsed oskused, enesejuhtimisoskused, inimeseks olemise oskused. Neid edasi anda võtab veel rohkem aega ja on veel stressi rohkem kui aineteadmiste edasi andmine, eks ole. Et kuidas me saame nüüd seda tehisaru ära kasutada selleks, et võtta õpetajatelt maha mingit koormust, eks ole. Anda vastutust veel enam noortele endale, eks ole, et need on tegelikult niivõrd suured muutused, et öeldakse, et isegi ma ei tea, siin osad ei mäleta seda, kui internet tulid, sest nad pole veel olnud sündinud, kui interneti polnud, eks ole. Aga mõned ikkagi mäletavad, eks. See oli suur muutus. Kas te mäletate, kus te oma esimese e-maili saatsite, kus te viibisite ja mis see tundus nagu? See oli ikkagi mingi väga imelik asi ühe sõnaga, eks ole. Ja öeldakse, et see tehisaru on sama suur muutus, me lihtsalt veel ei saa sellest aru, eks. Siin kindlasti, kuna need on nii suured protsessid, siis jällegi üks riik ei saa üksi siin hakkama, eks ole. Siin on Euroopal ülisuur roll. Kuidas hariduses nüüd panna need tööriistad meie heaks tööle? Mitte seda, et me nagu kardame, et äkki ChatGPT teeb kontrolltöid, eks ole. Vaid kuidas panna see päriselt nüüd inimese arengu huvides tööle. Et ma arvan, et see on suur väljakutse. Ja see peaks meil aitama seda õpetaja ameti väärtust, selle huvitavust nagu veel enam tegelikult seda mentori rolli, eks ole, kasvatada. Suur tänu, et ma lihtsalt ütlen veel juurde, et kes ei tea, et Anti on ka siis viimase aja suurepärasema haridusministri Liina Kersna kursuse kaaslane, vist kui mul õigesti meeles on. Ja nüüd hakkame siis neid otsi kokku tõmbama niimoodi, et kui tuli jutuks siin tehisintellekt, siis Timo vastab sellele küsimusele, et kuidas seda tehisintellekti siis kontrolli all hoida ikkagi ja siis saab lõpuks sõna Anna, kes ütleb, millal ta oma esimese e-maili saatis. Ma vastaks võib-olla selle viimasele küsimusele, mida sa Hannaki käest küsisid. Mina mäletan sellist arvutit. Mina modereerin, kuule. Mina mäletan sellist arvutit nagu Juku, et seal alustasin selle trükkimisega. Ma ei tea, ilmselt me programmeerisime midagi, aga Juku oli arvuti nimi. Tema oli klassis. Ta oli väike siis. Mina mäletan, et ta oli ikkagi väike niimoodi. Ja ekraan ja puha ja kõike. Ja inimesed elasid Koopas siis veel, kui Juku oli? Ei, Keilas elasid. Ei olnud Koobas. Kuskil oli ka. Ja tehisintellekt, selles mõttes, et mida aeg edasi, minu meelest sellest räägitakse täna nagu väga palju. Ja tegelikult on ma just sattusin kokku tegelikult ühe meediamaja inimesega ja tegelikult on see koht, kus tegelikult see AI läheb väga süvitsi sisse. Et võib-olla tulevik on see, et meil on küll sellised IT-programmeerijad, aga võib-olla selliseid nagu päris ajakirjanikke vaata, et ei olegi. Ma räägin võib-olla pikast tulevikust, aga kuidas seda kontrollida? Ega mul ei ole vastus selle koha pealt, aga ma arvan, et see vastus on tegelikult see, mida võib-olla koolidirektor ka siin mainis, see on see haridus. See, kas meil on haridus või ei ole, tegelikult sõltub väga palju. Sõltub see, et milline on meie riigikord, kui me vaatame seda, kus tegelikult maailmas on riigikord mitte demokraatlik, siis tegelikult seal on sellised ühiskondlik kord ei ole nagu päris korras selles hariduse mõttes. Nii et tegelikult kõik see AI kontroll tuleb meie enda tarkusest, kas me tahame seda õppida või mitte. Selles on nagu küsimus ja küll see siis tehnoloogia tuleb ka selles osas nagu järgi. Suur tänu ja Anna, ole hea ja ütle panelistide lõpusõnad. Ma hakkasin mõtlema selle esimese meili peale ja
ei noh, millal mina saatsin. Imain ütleski Juku, siis ma hakkasin mõtlema, need vist olid need arvutid, et ma ei ole neid näinud oma silmaga, aga minu esimene selline sõnum, mis ma saatsin, oli küll MSN-is hoopis. Et selline juba platvorm, mitte siis ma ei saatnud meile, aga ma olin 5-6 aastane, ma arvan juba lasteaia lõpu seal pool, kui MSN-is mul sõbrad juba ka olid. Ja sinna hulka kõik arvutimängud, siis mul oli esimene telefon juba, et see areng oli nende 10 aastaga nagu hästi kiire. Selles mõttes, et ma tõesti ei tea seda, millele siin kolleegid viitavad. Peaks harima end, aga hariduse kohta ma tahtsin lihtsalt selle õpilase vaate sisse tuua, et põhikooli gümnaasiumi mõttes ma arvan, mis võiks Eestis olla selline võti ja selline motivatsioon, miks inimesed tahavad õppida ja tahavad olla haritud, oleks paindlikkus. Et millised on meil moodulid, mida õpetatakse. Ühed asjad on need nii-öelda baasid, need nii-öelda ainetunnid, aga siis moodulid, et mis suunas inimene tahab minna, mida ta tahab õppida. Sinna hulka ka veel karjääriõpetus, selline sotsiaalsete oskuste õpetus, valeinfo äratundmise õpetus, selline reaalelu õpetus minu arvates, et ma arvan, tänased noored on mingis osas päris võõrdunud ikkagi, et sa lähed näiteks ülikooli, teed seal 3 aastat oma bakat ära, aga pärast siis lähed nii-öelda päris ellu, et tööle kandideerimine, kas või intervjuul osalemine või arvete maksmine, et tegelikult ma arvan, et me natukene nagu üle hindame noorte võimeid selles mõttes, et see tehnoloogia areng ja kõik on toonud tänased noored sinna, et nad väga palju on oma elus nagu ekraani taga. See, mis on päris elus, need oskused hakkavad aina enam kaduma. Nii et paindlikkus, siis valeinfo teema, mis ka seda AI-d väga puudutab, et kui palju meile genereeritakse mingisugust asja, mida ei saa kontrollida isegi, siis selline funktsionaalne lugemine, eks. Ja kõrghariduse mõttes algab siis põhikoolist ja gümnaasiumisse karjääriõpetus, kuidas me suuname õpilased, mida nad tahaksid pärast õppida. Kui me vaatame täna neid näiteks bakalõpetajate numbreid, et kui palju on juuraharidusega inimesi, kui palju on siis mingi STEM-haridusega, näiteks ütleme insenere. Need käärid on nagu väga suured ja ma arvan, see ei ole riigile nagu kasuks tulnud. Ja ka naiste osakaal on väga väike sellistes reaalõppekavades. Ma arvan, see algab näiteks lasteaiast jällegi, et ei pea olema nii, et tüdrukud mängivad kodu ja siis poisid mängivad legodega, et tegelikult selline sugudele nagu võrdne lähenemine, et sealt võiks ka naisi rohkem tulla nendele erialadele. Et täna see tasakaal on täiesti väljas ja ma arvan, et Eesti tööstus, tehnoloogia, kõik võidaks sellest palju rohkem, kui meil oleks sellise reaalsuunaga õppekavasid ja selliseid sisseastujaid ka baka ja magistri erialadele rohkem. Suur tänu, debatt on sellega läbi. Aitäh kõigile, kes tulid, küsisid. Anna, tulevik on sinu, teiste ka, teistel ka, mitte ainult minu. Toetage Reformierakonna kandidaate. Kahjuks muidugi oleks tahtnud veel küsida vallajuht Üllarilt, et miks ta ei kandideeri Euroopa Parlamenti ja kuidas see kõik paistab omavalitsuse poolt, aga ei ole aega ja nagu sa tead, omavalitsus peabki tegelikult kõik asjad päriselt ära tegema, et ei ole midagi küsida. Aitäh! Ja üks asi veel, et tegelikult me täname moderaatorid ka, et väga hästi korraldatud. Aitäh sulle, Peep!